Tere tulemast järjekordsele kohvipausile. Nii tore on teid siin näha. Kas teil ka õues päike paistab? Mul on selline päike ja selline kevad poeb hinge, et täitsa kahju on siin toas olla. Kuidas teil läheb? Kas kevad on ka hinges? Ja teate, mis on tänane teema? Tänane teema on see, kas ma pean oskama kõike ette alustada. Mina olen Õnnela Seinamets. Olen virtuaalassistentide koolitaja ja mentor. Miks selline teema on mul täna lauale pandud? On seetõttu, et meil on hästi palju siia gruppi liitunud inimesi, kes soovivad lisatööd leida. Ja nii mõnigi kord ma olen märganud, et küsimust, et kas ma saan virtuaalse assistendina alustada, kui ma ei oska mitte midagi. Ja väga lihtne vastus on see, et sa ei pea kõike oskama. Ja see on üks põhjuseid, miks inimesed jätavad tegemata mingeid otsuseid, kuna nad arvavad, et nad peavad olema kõigeks valmis, nad peavad kõiki asju oskama. Näiteks VA-na ehk siis virtuaalassistendina alustamise puhul mõtled sa võib-olla, et ma pean oskama sotsiaalmeediat, kujundada, võiks ka juba osata, projekti juhtimist või veel mitmeid erinevaid tegevusi, millega virtuaalassistent kokku puutub. Aga tegelikult kõige olulisem selle asja juures on see, et sa oled valmis õppima, katsetama ja leidma üles need enda tugevused. Ja miks sa ei pea oskama kõike? Sest et virtuaalne assisteerimine ei ole justkui üks kindel amet, kus sul on kõigil täpselt samad oskused. See on niivõrd paindlik ja mitmekesine valdkond, ehk sa puhtfüüsiliselt ei olegi võimeline absoluutselt kõiki asju selgeks õppima. Sa saad lähtuda vaid iseenda tugevustest ja huvidest. Ehk et sa panustad rohkem aega sinna, mis sul silmas ärama lööb ja teedki neid asju. Ja üldse virtuaalne assisteerimine kui selline sõna, ta võib-olla jätab sellise mulje, et see on üks dokumentidega seotud tegevus, kuid ei ole. See on ikkagi oluliselt laiem ehk põhimõtteliselt võivad siia alla minna väga paljud need ametid, mida sa saad lihtsalt virtuaalselt teha. Ja sa pead olema uuendusmeelne, sul peab olema soov õppida, nii nagu ma juba ütlesin, sest see valdkond on pidevas arenemises. Nii palju tuleb uusi rakendusi peale, nii palju tuleb uusi oskuseid omandada. Ja kui sa suudad sellega sammu pidada, siis oled sa ikka väga tubli ja sa võid vabalt alustada. Ja ma pean saladuskatte all ütlema, et enamus virtuaalassistente ei ole osanud kõiki neid asju alustades, mida nad täna oskavad. Ma ise hästi tihti toon välja seda näidet, et 2 aastat tagasi, kui ma virtuaalse assisteerimisega tegelema hakkasin, sain ma alles esimest korda teada, mis asi on meiliturundus. Et täpselt nii ongi, et ma polnud seda sõnagi kuulnud varem. Või siis Instagramis mul oli konto, aga ma ei teinud seal mitte midagi, rääkimata mingitest kodulehtede tegemistest või kõik muud asjad, mida ma olen selle 2 aasta jooksul juurde õppinud ja kindlasti tulevikus õpin veel rohkem asju juurde. Ja kuidas sa saad alustada, kui sa veel ei ole omandanud mingisuguseid oskuseid? Kaardista enda praegused oskused. Sa oskad kindlasti oluliselt rohkem asju teha, kui sa tegelikult arvad. Me kuidagi vähendame mingeid enda oskuseid, mida me tegelikult peame iseenesest mõistetavaks. Me ei suuda mõelda seda, et keegi võiks minult teenusena osta sisse seda oskust, mis minu jaoks on nii ilmselge, nii lihtne. Ehk siis võta paber, pane kirja need oskused, mida sina oskad täna teha. Mõtle nende peale, mis on need tööülesanded, mida sa oled teinud. Olgu see siis sinu palgatöös, vabatahtliku töös, mõned hobid. Sa suhtled väga paljude inimestega, sa kindlasti teed väga palju asju. Siis mõtle selle peale, et mis on need asjad, kus sinult väga palju abi küsitakse. Ehk et see võib olla just see märk, et sa oskad seda asja väga hästi.
ja seetõttu sinu poole pöördutaksegi. Ja kui sa näiteks oled aidanud kedagi sotsiaalmeedias, võib-olla oled loonud esitlusi, aidanud e-kirju hallata, et kõik need võivad tegelikult olla need teenused, millega sa saad juba vaikselt viisi alustada. Nüüd, kui ma olen seda osa rääkinud sulle ja sinu natuke peas mõtted liikuma pannud, siis kui sa peaksid homme kliendile midagi pakkuma, mis on need 3 asja, mida sa võiksid talle teha? Ja ära oota seda, et sa oskad kõik enne, kui sa alustad. Sa õpid sellel teel olles. Et nagu ma ka juba varem ütlesin, et sa ei pea kõiki asju oskama. Parem viis õppimiseks ongi see, kui sa hakkad tegutsema. Sa võid õppida mingid asjad ette, aga sa isegi ju tegelikult ei tea, kas sul neid vaja läheb. Või et sa õpid mingid asjad ära ja sul läheb neid poole aasta või aasta pärast vaja, siis sisuliselt hakkad sa ju nullist uuesti pihta. Keskendu nendele asjadele, mida sul täna vaja on ja kui sul on vaja juurde õppida, siis lihtsalt õpid juurde. Ja oluline on siin mõtteviisi muutus. Ma väga tihti räägin kohvipausidel mõtteviisi muutusest ehk et ära ütle seda, et ma ei oska seda veel, seega ma ei saa alustada. Pigem ütle seda, et ma võin selle ülesande võtta, ma õpin selle ära. Ja kui sa alustad lihtsamate asjadega, siis võta endale järk-järgult sihukesi suuremaid ampse juurde. Niimoodi sa arened oluliselt loomulikumalt ja praktilisemalt. Näiteks, kui sa võib-olla ei oska sotsiaalmeedia haldust, siis võib-olla sa alguses saad planeerida näiteks postitusi, saad hiljem juurde õppida sisuloomet, kuidas reklaame teha, kujundusi, võib-olla oskad sa kohe teha, et sa saad neid juba kasutada. Ja täiesti okei on ka see, et kui sa sellel teel olles avastad, et mingisugune teenus ikkagi ei ole sinu maitsele. Ehk et alguses arvasid, et sa võiksid seda teha. Minul juhtus niimoodi, kui ma arvasin, et ma hakkan kodulehti tegema, sest mulle meeldib väga olla kuskil peidus, keegi ei sega mind. Aga tänaseni ma ei ole isegi õpinädalat suutnud läbi teha. Küll aga ma olen õppinud iseseisvalt juurde mingeid asju, ehk et kui mul on vaja oma kodulehte tagatoas hallata, siis ma saan sellega enam-vähem hakkama. Ja kui ma ei saa hakkama, siis ma lähen ja otsin vastused internetist, sest täna on see võimalus vastused leida nii suur. Sa pead lihtsalt olema ise uudishimulik. Ja nagu ma ka juba ütlesin, sa pead olema avatud uuendustele ja sa pead kohanema. Sest et tehnoloogia, kõik AI asjandused, kõik on nii pidevas arenemises ja meil tuleb õppida uusi tööriistu ja uusi meetodeid. Kliendiga koostöös võivad tulla etteootamatused, mis tähendab, et sa pead kohe kergelt kohanema. Et see tähendabki ainult seda, et sul ei pea olema täna alustades valmis fikseeritud oskustega pagas. Sa lihtsalt pead oskama juurde õppida, sa pead kohanema ja kõigi nende muutustega kaasas käima. Ehk et virtuaalne assistent tegelikult hoiab ennast kursis nende muutustega, mis võivad tema klientidele vajalikud olla või mis võivad mind aidata hoopis teistsuguste klientide juurde ja mulle seeläbi suuremat sissetulekut luua ja seeläbi ka suuremat panust klientidele anda, et nende tegevusi automatiseerida, veel efektiivsemaks teha. Et need on kõik õppimiskohad ja ma ütlen, et virtuaalne assistent ei ole selline koht, et ma täna õpin ära ja ma enam homme ei pea õppima. See on iga päev õpime midagi. No, kas või näiteks, kui toimuvad mingisugused uuendused Instagramis, LinkedInis, WordPressis, me peame kogu aeg nende uuendustega kaasas käima. Ja näiteks metareklaamide puhul võib juhtuda niimoodi, et see uuendus tuleb ja teeb mingid vanad asjad katki. Ehk siis, nagu ma ütlesin, kohanema peame, sest meil on vaja ikkagi kiiresti õppida ja leida kiired parimad lahendused. Kokkuvõtvalt, kui sa oled mõelnud alustada virtuaalse assisteerimisega,
ja sa ei ole kindel, kas sul on piisavalt oskuseid, siis esiteks kaardista oma praegused oskused. Ära oota, et sa õpid kõik asjad enne selgeks ja siis alustad. Sa teed seda jooksvalt. Oled avatud uuendustele, oled kohanemisvõimeline. Ja kõige olulisem oskus ei ole see, mida sa juba tead, vaid see, et sul on valmisolek õppida ja areneda. Assistendi koolil üsna pea on tulemas välja uus alustavate virtuaalassistentide baaskursus. Pane ennast ootelisti, et sa sellest infost ilma ei jää. Ja vaatame, kuhu sa edasi jõuad. Sa võid toimetada üksi, aga kindel on see, et grupis kambas olles läheb sul palju mõnusamalt see. Meie praegused stardiklubilised hakkavad lõpetama ja see on meeletult äge on näha, kuidas see kamp nii hästi üksteist toetab ja uskuge või mitte, et meil on juba ka stardiklubiline, kes on leidnud esimese kliendi ja kursus pole veel tegelikult ka läbi. Nii et ära karda, hakka aga pihta kuskilt otsast ja kõik õpid teel olles. Mõnusat nädalat teile, minge õue nautige päikest ja naeratage. Tšau!